Kui sa mõtled tagasi ajale, millal sa esimest korda kaamerat istusid, et oma esimene YouTube'i video filmida, siis kas sa mäletad, mis sind sellel hetkel motiveeris või millest sa sellel hetkel mõtlesid seda tehes? Ma olin siuke obnoxious teenager, kuidas eesti keeles siuke tüüpiline teismeline, kellel on kätte antud kaamera, vanaema ostis mulle hästi odava digika, aasta oli vist 2010 ja oligi 2010 ja mäletan seda videot ka, see oli välja mõeldud karakter, kelle nimi oli Ahto Kõõm ja video nimi oli Ahto Kõõm tulirelvade tutvustus ja ma olin airsofter, me mängisime hästi palju airsofti sõprade ja vendadega ja meil oli mingi millistel teismelistel ongi 10 M4 kodus ja Kalašnikovid ja meil olid kõik need relvad kodus, et anda kõigile kui vaja läks ja siis ma justkui mängisin, et need on päris relvad ja rääkisin läbi huumor, mida nendega teha saab ja mida ei tohi teha ja täielik huumor, palju relvasid ja täiesti siuke ilma piirideta huumor, et suht sarnane, mida ma praegu teen. Aga juba esimeses videos aastal 2010 oli militaarteema sees. Oli küll, aga kui seda videot praegu vaadata, siis arvaks, et sellele inimesele mitte kunagi ei tohiks relva kätte anda, tal ei tohiks relva luba olla, eks ole, nagu mul on, ja temast ei saa mitte kunagi mitte keegi. See oli siis see, mida õpetajad tollal arvasid ja mida täiskasvanud, kes seda videot nägid, ja kui ma praegu seda tagasi vaatan, arvaks, see oli ikka kohutav. Aga mida sa täna sooviksid sellele noorsandile aastal 2010, kes oli asja tegelikult ju käsile võtnud ja hakanud midagi tegema? Ma kindlasti soovitaks, et ka jätkaks, aga probleem oli selles teismea egos, et praegu mul on nagu egoga okei, ma olen elus nii palju haiget saanud ja see on parim asi, mis saab juhtuda egoga, mul läheb tühjaks ja saad jalad maa peal, aga sellel ajal, teismelised ka hormoonid ja nii edasi, ma olin siuke nagu piire lõhkuv ja meelega nagu provotseeriv inimene ka tollal või teismelisena oli palju probleeme ja ma ütlekski, et proovi see osa nagu endast kontrolli alla saada, et võib-olla ära tee nii palju laineid, et välja visati mind päris mitmest erinevast kohast elu jooksul grupist või sõpruskonnast ja tagasi vaadates ma ütleks, et eks ma olen ise nagu põhjust andnud ka päris palju. Head Sõdurilehe kuulajad, tere tulemast kuulama järjekordset episoodi. Mina olen saatejuht Noor Anderson Paapsi ja täna on minu külaline, keda mul on väga hea meel vastu võtta, militaarblogija ja YouTuber Artur Rehi. Tere tulemast! Tervist! Hea olla siin! Ma mäletan ise, kui rääkides sinu YouTube'i algusaegadest, oma esimest kokkupuudet Artur Rehi kanali videotega. Ja ma ise olin selline sügavas põhikoolis käiv poiss ja ma nägin Artur Rehi kanalit esimest korda, ma arvan, analoogse pealkirjaga video läbi nagu kuidas sebida naisi. Ja ma mäletan Arturilt, millegi pärast see mulle nagu ajusse juurdunud fraas, kuidas Artur ise ilmselt ka põhikooli poisina ütles, ära ole klammerduv. Mida teab üks 5 või 16-aastane noormees sellest, kuidas sebida naisi? Mul ei olnud selleks ajaks olnud ühtegi tüdruksõpra. Minu armumislood, armumiskogemused olid olnud juba mitu korda sellised, kus ma kaugelt vaatasin, pulss läks 200 peale ja siis ma vaatasin eemale ja ma ei rääkinud mitte kunagi selle tüdrukuga, ma lihtsalt obsessisin üle tema. Ja selle pealt ma tegin siis selle video. Ei julgenud läheneda ja siis tegid hoopis kodus video, et kuidas naisi sebida. Elasin välja sellega, et nii peab käituma, ega ma ise nii ei käitunud. Need nipid kõik, mis seal on, need 10 nippi on päris hea, ära ole klammerduv, ära ole liiga peale tükki või nii edasi, aga ega ma ise neid ei osanud küll rakendada. Aga kus sa sellise noore tüübina sellise bravuuri leidsid, et võtta endale, mitte tunda siis seda imposter syndroomi, et mida täiskasvanu iga ilmselt perspektiivina annab. Et ma olen põhikooli poiss, mis õigustu mul midagi sellist kommenteerida, aga sa tegid seda ikka ja see on minu arust näitab natuke sinu olemust kui ebatavalist. Ja ma tegin seda ja ma olin väga selline inimene noorena, eriti praegu vähem, aga kes nägi mingit piiri, astus sellest kohe üle, ma olin hästi siuke pealehakkav ja julge, aga ka selle negatiivne pool oli see, et mingid reeglid võib-olla ongi selleks ikkagi et austada neid reeglid ja kui olid mingid teemad võib-olla, millest ei oleks pidanud rääkima või mingit viisi, kuidas ei oleks pidanud esinema, siis mina just leidsin need kohad üles ja nagu provotseerisin inimesi ümbruskonda. Et see spetsiifiline video ka, ma olin selleks ajaks võib-olla 2-3 aastat teinud videos, juba päris mitu 100 videot, tegin selle video ära ja minu unistus sellel ajal oli saada näitlejaks, suureks Hollywoodi näitlejaks ja YouTuberiks.
ja ma olin juba Jõgeva teatritrupis ka, teatritrupp Liblika püüdja, ma olin nii uhke, ma saan näidelda, mind pandi alati kõrvalrollidesse muidugi, teatritrupi juhile ma ei meeldinud. Ja siis see video pandi Delfisse, see sai Eesti mõttes päris hea numbri, see sai umbes 100 000 vaatamist ja keegi kooliteatri kohtunikest helistas minu teatritrupi juhile ja ütles, kas see on seal sinu noormees ja nii edasi ja vaata, milline afta on ja kuidas ta üks õige ennast lugupidav näitleja ei tee selliseid asju. Järgmine kord, kui ma läksin sinna proovi, mulle öeldi päris otse, et sina ära tagasi tule enam, et see ei ole okei, kuidas sa ennast alandad ja meie truppi alandad, ära rohkem tagasi tule. Ja pärast seda ma saingi selle idee, et tundub, et siin mind ei taheta, jälle väga nagu minulikult, okei, fuck you all, ma lähen Hollywoodi ja ma läksingi. Kas selline reeglitele mitte alluv natuke rebel, kes sa kirjeldad ennast olevat tollel ajal, kas nii-öelda saavutus sinu jaoks mingeid eesmärke, mis sellisel teismelisel noorel on, kas siis saavutada tähelepanu või olla lihtsalt selle keskmes, olla sõprade arust lahe või mille nagu hüvanguks sa seda tegid, kas sa oskad, et oled selle peale niimoodi mõelnud? No ma tean neid põhjuseid küll, sest ma olen pidanud olude sunnil väga palju tagasi vaatama sellele ajale ja miks ma nii käitusin ja miks ma ka hiljuti veel nii käitusin, sest ma tegin endale haigetele jooksul väga palju selliste omaduste tõttu. Psühholoogide ja psühhiaatrite juures, kelle juures ma olen käinud, olen pidanud seda minevikku lahti võtma. Tolleaegsed põhjused võiks olla need, et see on väga lahe ja nagu mulle meeldib tähelepanu ja see on kõige lahedam asi, mida teha. Tagantjärele ma ütlekski, et mul oli probleeme kodus, probleeme vanematega, probleeme enesearenguga ja ma sain justkui mingit sorti heakskiitu sealt. Ja ma sain ka tähelepanu, et ma väga tahtsin tähelepanu tollal ja kõik õpetajad arvasidki, et mul on krooniline tähelepanu vajadus lausa nagu problemaatiliselt. Et eks seal olid päris süksed sügavad probleemid taga, miks ma niimoodi käitusin ja miks ma neid videosid niimoodi tegin, aga kaugelt on see mulle väga palju kasuks tulnud ringiga. Ja hüpates korraks, siis jättes palju aastaid vahele tänavasesse päeva. Kas sa oled hetkel suurim oma näo ja nimega Eesti YouTuber? Ma arvaks küll, Eestis on kanaleid, kellel on rohkem tellijaid, aga ma tean, et paljud neist on venelased ja paljud neist ei ole. Näiteks Eestis on kanal nimega Diiselrong, kellel on miljoneid vaatamisi igal videol ja kõik, mis ta üles paneb, on diiselrongid, mis sõidavad 20 minti pikka. Diiselrong sõidab 10 miljonit vaatamist. Ju siis ma olen selle niši maha maganud, aga võib-olla tõesti nagu oma näo ja brändiga vist küll. Huvitav kokkusattumus on see, et mina ja Andrei Zevakin oleme koolikaaslased ja mitte ainult, vaid lausa peaaegu pinginaabrid. Me istusime koos ees pingist. Andrei oli minu kõige esimene kaameramees. Esimesed 100 või 200 videot filmis tema. Ja ka tema on Eestis nüüd siis YouTuber ja telepersoon, et saame hästi läbi, käime läbi, räägime juttu, jagame oma kogemusi. Et tihti üksteiselaga, et samast klassist tuli 2 YouTuberit. Päris võimas. Ja eks seal oli ka oma nagu draamat, et ma mäletan mingil ajal Andrei ema sai teada, et ma teen Andreiga teeme selliseid videosi, kus on vägivald ja relvad ja ropud naljad ja ma töötlesin Sony Vegas ja töötlusprogrammiga Vere ja need plahvatused relvad otsa ja me tegime sellist kraami ja siis kui ta seda nägi, siis ta resoluutselt keelas mulle Andreiga suhtlemise. Sa oled palju minu jaoks hämmastavaid näiteid juba toonud just oma pühendumisest ja kui kaua sa oled erinevatesse asjadesse kogu oma energia andnud. Alates sellest, et 2010 juba laadisid üles oma esimese video ja sellest ajast saadik oled seda üsna pidevalt teinud. Kui sa siis vahepeal olid pillimees, siis 3 aastat iga reede laupäev. Kus sul selline püsivus on tekkinud? Ma arvan, paljud kindlasti mõtlevad, et sina kui nüüd see äge YouTuber, et kui lihtne on ju panna kaamera käima ja teha nalja ja sajad tuhanded inimesed vaatavad ja kõik kiidavad ja käivad veebilehel ja nii-öelda kõik õnnestub. Et mis sa neile ütleksid? Ma mäletan, ma lülitusin inglise keele peale, kui ma elasin Hollywoodis 3 aastat ja olin näitleja seal ja sellest ajast minu publik ja kommentaarid absoluutselt muutusid. Keskmine kommentaar, mida ma Eestis sain kuni 8-19 eluaastani, sest ma olingi see teismeline, kes võib-olla ei peaks kaameras olema, kes räägib kõik ausalt välja ja ongi nagu selle teismeja ängistusega otse kaamera eest teeb nalja. Selle keskmine kommentaar, ütleme, esimesed võib-olla 1000 videot oligi tõmba oksa pederast või leia omale päris töö või ja
täpselt nagu sa ütlesid, et sa paned kaamera käima, arvad, et sul on nüüd töö ja nii edasi, et aga siis ma läksin Ameerikasse, hakkasin inglise keeles tegema ja järsku on inimesed, I love your content, wow, what an interesting personality, siis ma olen wow, mis juhtus just, on ju, et eestlasel on kombeks jällegi, olen suur patrioot ja nii edasi, aga eestlasel rahvana on kombeks internetis olla natuke õelam kui näost näkku ja see eriti jõudis minuni, kui ma tegin neid videosi, et millegi pärast, ma ei tea, kas on minu maniakaalne soov, kui keegi paneb mulle piiri ette, siis mul nagu lükkan puru selle ongi, nüüd tõmba oksa ennast või tappa ära ennast ja need kommentaarid kõik mul nagu I'll show you motherfuckers ja mingi süke nagu, süke on mul terve elu olnud iseloomus küll. Ma ei tea, kus ma selle sain, võib-olla ma sündisin sellega, võib-olla see on trauma response, psühhiaatrid ütlevad, et on, kes teab, aga jah, see on osa mu iseloomust olnud. Praegu vähem, praegu ei ole enam. Ma arvan, et võib-olla see on trauma response, aga see on ka kindlasti konkurentsi eelis paljude ees, et just sellist kriitikat ja viha pööratagi mingiks kütuseks, mis tegelikult aitab sul enda asjades areneda. Täiega, sellepärast minu tee on olnud täis läbikukkumisi ja tupikteesid ja kõik, aga ma näengi, kuidas see kuidagi nagu maniakaalselt ajab mind nagu sõrad vastu ajama, et issand, ma ei saanud, ma lähen ringiga, ma lähen ikka vaata, kuidagi mitte see, et nüüd ära mine, okei, ma ei lähe. Et, ja paljud need ringiga minekud, mis on nii palju laineid teinud ja nii palju negatiivst vastukaja saanud, on mulle kuidagi väga kauge ringiga tagasi tulnud või töödanud minu jaoks, et neid näiteid me võime ette võtta seal palju, aga nagu see, et visati sealt näitlemistrupist välja, mis oli minu jaoks elu kokku kukkumine, mu sõbrad, ma kaotasin justkui oma unistuse, minust ei saa näitlejad, see suunas me mõtlema, et ma läheks võib-olla Ameerikasse, kohe nagu niimoodi sinna. Ameerikast ma pidin ära tulema, sest ma pidin minema kaitseväkke, 3 aastat oli ma pikendus saanud, sain tööviisa usas, väga haruldane, elu oli lahti juba, järsku ma pean minema, kõik kukkus jälle kokku. Ma läksin sinna ja ma hakkasin seal, me võime sellest nüüd ka rääkida, aga ma hakkasin seal kindlasti mitte legaalselt, vägagi illegaalselt tegema videosid ja asi läks peaaegu, et karistuseni välja, aga see jällegi töötas. Sai videotsid väga palju vaatamisi, tekkis tellimusi, kaitsevägi lõpuks hakkas lihtsalt minu nii-öelda videoteenust kasutama. Et need reeglite murdmised kuidagi on mu elus töödanud. Mitte, et ma kedagi julgustaks seda tegema, võib-olla on mul õnneks läinud, kindlasti ei maksa nii elada terve elu, aga see muster on mu elus sees. Minu meelest väga kõnekas näide sinu nii-öelda eluloo kohta ongi see, et sa olid läinud mitte Inglismaale, Ameerikasse siis näitlejaks õppima ja siis kas sa jätsid seal kooli pooleli selleks, et tulla tagasi Eestisse ajateenistusse? Ma lõpetasin kooli ära, see on eriti nii-öelda valulik lugu tollal, sest ma tegin riigieksamid Eestis. Ma lasin üle, nad olgem ausad, ma teadsin, ma sain Hollywoodi sisse 12. klassi poole pealt, eks mina teadsin, ma olen Hollywoodi näitlejaks. Fuck you guys, I'm going home, nagu Kartman ütleb, vaata, põhimõtteliselt sama, ma ei tea, kas siin võib rapendada, aga sama vibe täpselt, et ma lähen minema, ma tegin 50 punkti peale eesti keele eksami, nagu kohutavad tulemused, nendega ei saa ühtegi ülikooli Eestis. See oli mu ainus ülekäärs, ma lähen sinna ja ma pean õnnestuma. 3 aastat hiljem ja 150 000 õppelaenu, mida kellelgi kuskil polnud, 2 kunstioksjonit, annetatud maalid, tohutu töö hiljem, sain ma tööviisa seal, 150 õpilast, kes esimesel aastal vastu võeti, igal järgmisel aastal kool teeb puhastus, viskab pooled välja, nii ta käib seal koolis. 25 õpilast lõpetas selle kooli, mina olin nende seas ja nendest veerandid said tööviisa. Linnas, kus pooled inimesed on näitlejad, väga ei anta näitlemistööviisasid, mulle anti. Ja siis ma sain selle resoluutse kirja, et 2 aastat olen pikendust saanud ja nüüd sa pead tagasi tulema, muidu hakkavad tulema trahvid ja nii edasi, lüüakse sulle ette, mis hakkab juhtuma siis. Ja see oli nüüd piir, kus ma tundsin, et okei, ma ei taha enam siit üle astuda. Ja ma tulin tagasi ja mu näitlemistööviisa aegus minu silmis ma kaotasin oma unistuse, osa iseendast, kõik mida ma olin seal 3 aastat teinud, 150 000 õppelaenu, ma olin võlgu sellel hetkel. Ma kaotasin kõik selle ja ma läksin Kuperjanovisse 8 kuuks ajateenijaks, kus ma ei olnud mitte keegi ja ma olin kõigest 4 aastat vanem, mul ei olnud kõrgharidust ega midagi ja ma tundsin, et ma ei ole mitte keegi siin. Ja võt siis ma võtsin jälle selle kaamera kätte, hiilisin sinna Alfa Company tööriistakuuri ja tegin selle video, mis on praegu seni mu kanalil üleval, Estonian Soldier Reacts to American Military Fails. Ja see tagasiside sellest videost, kui see nüüd ringiga läbi ameeriklaste, kes Eestis teenisid, jõudis ülemateni ja sealt alla minuni, see oli kohutav, et taheti distsiplinaarmenetlust teha, aga
video sai 1 miljon vaatamist paari nädalaga ja siis hakkas tulema natuke sõbralikumat juttu, et meil tegelikult ei ole pataljoni tutvustavat videot, 120 mm vaeks tutvustavat videot. Meil on tegelikult päris palju relvasi, mida me ei ole tutvustanud kellelegi ja järsku ei olnud ma enam jalaväelane, vaid jalaväepataljonis sidesõdur või kaamerasõdur või kuidas sa kutsud seda, aga järsku oli mul nimekiri nii pikk, et ma ei saanud isegi enam õppustele minna. Järjest oli vaja toota pataljonile videosi, sest pataljon peab ka ju rahalist eelarvet järgima. Need videosi tellida kelleltki on 10 000 video, aga reaalmes Rehi teeb ära selle 1 päevaga, mis tal ikka muud teha, ta istub siin. Ja ma tegin neile, järjest tootsin ja ei saanud karistada lõpuks. See Ameerikast tagasi tuleks nagu resoneerub minuga üsna sügavalt, ma ei kujuta ette reaalselt neid kaalukausse, mis sa pidid läbi vaagima, aga kas see tulemise otsus just siis, kui sa ütlesid, et sul olid väga eksklusiivsed näitleja tööviisad ja võimalused tekkinud, kas sa tulid sealt sellise ideega, et sa hiljem lähed tagasi või kas sa reaalselt tegid seda vastu tahtmist või sa oleksid, ma arvan, et sa oleksid ju saanud olla seal kauem ja makstagi neid trahve ja nii-öelda miski ikkagi pani sind otsustama tagasi tulla, et kas oli mingisugune, kas oli patriotism või mõtlesid sa enda jaoks mingi plusse ka selle juures? Seal oli kõike natuke, mis sa mainisid, aga siin on need faktorid ka, et ma olin selleks ajaks 22 ja võlgu umbes 100 000, 150, 100, ma ei mäleta isegi palju, see on nüüdseks makstud, aga sellise võlaga ilma paberiteta, et tulen Eestisse see karjääri töötama, pean uue leidma, mul pole riigi eksamit, ma ei saa kuhugi sisse, kõik see analoogia, väga ei julgustanud mind mõtlema, et ma nüüd lähen veel pärast kaitseväge tagasi ja mu tööviisa on aegunud ja tundus, et see ei ole enam võimalik minu jaoks, et ma sellel hetkel ma tundsin, et ma nagu annan nagu suur laine tuleb ja lased lõdvaks ennast, okei. Et ma ei jõua enam, ma olen väsinud, kanna mind kuhugi ja eks ma siis tegelen hiljem. Mu vaimne jõud oli täiesti otsas juba, ma olin, see võlg ka on tohutu stress tegelikult, et ma veel ei olnud ju teenima hakanud näitlemisega, YouTube, ma sain 200 € vist kuus seal või 300 sellel ajal ja siuke võlg ja et see tulevik tundus sellel hetkel väga tume, et hakkas nagu heledam tunduma mulle alles, ma tulin märtsis, ma läksin oktoobris kaitseväkke, ma ütleks võib-olla detsembriks, pool aastat, 8-9 kuud hiljem, kui ma juba kaitseväes, siis tegin neid videosid, see karistuse teema oli ka juba natuke vaiba alla läinud ja ma nägin, et ma saan siin Eestis teha ingliskeelseid videosid ja sellesse ma viskusin täielikult, et kupis väga linnalubusid ei antud, aga vahepeal, kui ikkagi anti, siis ma tean, et minu rühmast mind ikkagi kluppi pidutsema, paari jooma. Mina sain reede õhtuks koju, laupäev hommikust õhtuni ma filmisin terve nädala videod ette ära 1 päevaga 3 tükki päevas ja niimoodi 8 kuud järjest. Pühapäeval olin mu tüdruksõbraga, kes on praeguseks mu abikaasa ja niimoodi lasingi 8 kuud järjest. Ma läksin kuppi 30 000 tellijaga, ma tulin sealt 100 000 tellijaga. Et see just kui oli mu elu päästekõrjest, ma olin kõik kaotanud ja siis ma leidsin selle, et võtsin kaamera, tegin ja see töötas. Nii kui ma välja sain, ma viskusin sellesse lihtsalt hommikust õhtuni, ma ei söönud, ma ei maganud, ma ainult filmisin. Kas sellel ajal sa hakkasid ka väga spetsiifiliselt just seda, siis vist sõjablogindust veel ei saanud teha, aga just ainult militaar-niši videosid tegema, sest et ma mäletan, kui sul ilmus just kui see niš, millena sa ennast presenteerid, ehk siis ongi Estonian Soldier või Estonian Reserve Soldier, et sa olid ju erinevatele inimestele erinevaid videosid varem teinud, aga selle juurde jõudsid ja siis avastasid. Kas see läks nagu kohe kuidagi käima, teadsid, et see on õige värk? Sa mainid neid asju, mul tuleb nii palju lugusid meelde või nagu jälle sellised nii-öelda draamasid või asju, mis on jälle üles astutud. Ja Estonian Soldier ja Estonian Reserve Soldier on väga suur vahe, miks need 2 brändi erinevad oma vahel. Sõda algas 22. aastal, selleks ajaks olin ma 3-4 aastat teinud Estonian Soldier reacts to mingi erinevad riigid, erinevad sõjaväed ja siis hakkas täiemahuline sõda Ukrainas ja siis oli kohe Estonian Soldier breaks down biggest battles, biggest drone warfare, biggest drone kills ja siis järsku kui mingi suvaline reserv jalaväelane teeb, pole vahet, aga kui meil käib täiemahuline sõda ja siis Eesti sõdur, kes esindab NATO liitlase vägesi, teeb selliseid videosi Ukrainast, siis mulle kirjutati kohe kaitseväest, et sa oled reserve soldier ja sa ei ole aktiivses teenistuses, sa ei tohi kanda esiteks Eesti kaitseväe vormi, mida ma kandsin terve aeg tollal videodes esimesed 6 kuud, kui sõda käes 22. aastal. Ja sa ei tohi seda nimega Estonian Soldier. Ja siis, et sa pead videod ära kustutama.
ja ma kusutasingi. Ja sellest ajast ma mõtlesin, okei, aga reserve soldier, see on ju see, mis ma olen ikkagi. Ma vahetasin vormi T-särgi vastu ja panin reserve soldier. Ja jätkasin selle all, et jällegi oli see nagu nii-öelda üle piiri minemine, kus mul kaitseväest anti märk, et sa ei tohi niimoodi, kindlasti ei tohi, et kustud ära. Aga siis sai soldierist reserve soldier ja siis aastate jooksul juba lihtsalt Artur Rehi. Ma olen sinu kanalil näinud ka neid videosid, mis äkki vahetult pärast ajateenistust, õigemini tänase jutuajamise taustaks ma vaatasin, mis ajateenistuse kohta rääkinud oled ja sa tõid üsna samasuguseid argumente just selle ajateenistuse ümbermõtestamise jaoks välja, nagu ma ise olen sõpradele ja oma nii-öelda hõimkondlastele rääkinud, et seda ei pea ju vaatama kui nii-öelda vangistust ja kõiki neid negatiivsetele asjadele keskenduma, et siis see ongi palju piinarikkam kogemus ka, vaid sa äkki oled ise ka seda väljendit kasutanud, et see on justkui investeering ise endasse või selline eneseabi kiirendi ja kuidas me saavutaksime selle, et rohkem inimesi suhtuks sellesse nii-öelda positiivsemalt ja haarakski sealsetest võimalustest niimoodi kinni, et see investeering oleks siis võimalikult roheline. Sest et sinu näide on üsna ekstreemne, aga mida igaüks võiks natukene südamele neile paneksid? See eneseabi kiirendi, ma ei olegi seda väljendit kasutanud, see on väga hea väljend, et ma tõesti kasutaks seda, et kaitsevägi oli minu jaoks väga raske, ilmselt on see väga paljude jaoks väga raske, aga vaimselt olin ma selleks ajaks juba läbi põlemise äärel täiesti running on fumes nii-öelda. Et see ei olnud nauditav tegevus, periood minu jaoks, ma ei teeks seda mitte kunagi uuesti, aga see oli periood, kus kogu praegune elu sissetulek, kõik, mis ma tööalaselt olen, sai alguse. Et kuidas seda popimaks teha Eestis? Eesti ja Soome näide ongi, ma olen sellest palju ka rääkinud, Soomes on see ei ole küsimus, kas sa lähed kaitseväkke, kõik läheb, 70% Soome noortest läheb, Eestis läheb 30%. See ei ole moes Eestis, see läheb ajalooga tagasi, Soomel on võidukogemus Nõukogude Liidu üle, meie justkui andsime riigi ära. Et meil on täiesti teine suhtumine sellesse, seda tõesti vaadatakse kui vangistust ja ma saaks juba ülikooli minna, ma saaks juba mingi startupi püsti panna. Aga inimesed tõesti ei tea, et need asjad, mis on elu eduks olulised, tulevad sellest poolt. See, kuidas sa stressile reageerid, kuidas sa raskustes hakkama saad, kui palju sa tead, et sa suudad ennast suruda rõvedas olukorras enne, kui sa murdud. Ma sain selle suuresti ka kaitseväest teada. Oli hetki, kus ma hakkasin ülemata ees nutma, sest 4-5 päeva magamata ja siis nüüd vea hommikuni traati, ma olin sidemees, vaata. Ja vea seda 5 kilomeetrist traati, maganud 1 tunni ja vea seda 9 hommikul ja siis jätkan päevaga. Ma hakkasin nutma, mulle pakuti paks suitsu minna magama. Murdusin. Et need hetked, kus sa ei lähe kaitseväkke, sa lähedki ülikooli, ma panen oma startupi püsti, ma hakkan äri tegema. Äri on rets. Ma juhin oma kanalit kui äri, see on nagu sama olgu sõda. Ja seal tulevad välja need inimesed, kes suudavad rasketes olukordades hakkama saada, selgelt mõelda, neil on kriisirespons, on selge, mis sees toimub. See on suuresti kaitsevägi, lihtsalt, sest see on vastik ja sa pead selle läbi käima ja sa pead pühapäeval linnaloalt tulles jälle sinna minema, need vormi selga panema, vastik tunne ja sa teed läbi selle, sa saadki selle tugevuse enda, sest tead, okei, ma olen suuteline selleks. Ja võt, kui sa seda pärast oma äris rakendad või oma õpingutes või kuhu iganes sa tööle lähed, see on täiesti teine asi, et inimesed peaksid selle ümber mõtestama ja võib-olla nägema seda poolt, mis on varjatud, et see annab sulle sellised, see nagu karastab sees poolt sind, sest see on raske. Mulle üks avastus, mis mul endale pähe tuleb sellega seonduvalt on see, et minu sõpruskonnas varasematel aastatel ka kõik teeme oma karjääri, siis meil on nagu enesest mõistetav see ja me julgustame üksteist vastu võtma mingisuguseid väljakutseid, mis siis tunduvad kuidagi põnevad või nagu kõditavad sind natuke, et äkki saad mingile kõrgemale positsioonile töö juures või et lähed paned ennast proovile, proovid stand-upi teha või lendad kuhugi välismaale nii, et sul ei ole raha ja siis vaatad, mis saab ja nii edasi, et siuksed ägedad elevust tekitavad asjad, mis tekitavad natuke ebamugavust, aga üsna ikkagi selline vanilla. Ja ma arvasin, et nende tegemine on tegelikult väga võimas, kui sa lõpuks selle väljakutse oled vastu võtnud ja siis sellega hakkama saanud. Aga mul ei olnud aimugi, kui võimas on see, kui sa võtad, või oled sunnitud võtma väljakutse vastu, mis ei tundu isegi natuke äge ega tahaks üldse ennast kuidagi sellega seonduda. Ja täiesti nii-öelda trotsi meeleolus sulged ennast mingisugusesse keskkonda või rolli jällegi, mida kauemaks ja mida nagu nürim see koha peal on, see tunneb tagantjärele
sellisest väljakutsest välja ujuda teiselt poolt on palju võimsam kahjuks, kui mingid väljakutsed, mis tundusid sul alguses juba lahedad ja mida ma olin terve senine elu harjunud nii-öelda eelistama või endale vastu võtma. Jaa, on jällegi võiks ju, kuidas, ma olen selle poolt, et kõik Eesti noormehed läheksid kaitseväkke ja võiks öelda, et ma räägin, kui ilus ja hea see on, aga ma ei saa seda rääkida, sest see oli jällegi üks raskemaid perioode ja aegu mu elus. Aga Nõukogude Liidus oli siuke raamat, mida, kuidas karastus teras. Ja ma lugesin selle läbi, kui ma olin 19 või 20, ma sain täielikult trauma lihtsalt. Kui raske võib kellelgi olla. Ja see raamat lõppes kurvalt ja seda ei saa selles mõttes näiteks tuua, aga see pealkiri, kuidas karastub teras. Et need oskused ja asjad, mis teevad edukast inimesest eduka inimese, need tulevad sees poolt ja need ei tule hea eluga. Need ei tule siis, kui sina teed need valikud, kuhu sa lähed ja sa teed õiged valikud ja sa ei pea ennast ületama. See omadus karastub, see raud või teras nii-öelda karastub siis, kui sul on rõve ja vastik ja vahel vastumeelselt sa pead kuskil olema. Ja võt need on need omadusega, mida mina inimestes hindan, kui ma näen, et on stressi olukord ja sa näed kohe ruumis ära, kes kuidas käitub. Ja see on nagu, see ei ole see, mida ta ütleb, või see on see, kuidas ta juba hoiab ennast ja kuidas ta silmi pilgub. Need on nii väiksed asjad. Ja see nagu kaitseväes ka rühmaseks, sa näed, mis olukordades, mis vennad, mis magamatuse tunni aeg või kuidas asi hakkab mängima inimestel. Et sealt joonistub see välja ja kaitsevägi nagu annab sulle võimaluse arendada endas vastumeelselt neid omadusi, mis kindlasti on tulevikus kasulikud. Oleme rääkinud sellest, mis terast karastab ja sa ütlesid enne ka, et YouTuberi töö oli su unistus juba noorest peale. Nüüd sa saad seda teha, aga mis sa oled avastanud võib-olla oma nooremale minale ootamatult, et mis selles keerulist on YouTuber olemiseks või kas on midagi nõmedat ka? Midagi nõmedat ma ei ütleks, sest kui ma saaks sellised kommentaare inglise keeles, go kill yourself, äget või midagi sellist, ma ei saa selliseid kommentaare. Kui ma neid saaks, see oleks nõme. Aga seda ei ole, mu publik väga armastab mind, need kommentaarid on nüüd nii positiivsed, mulle väga meeldib see, mis on oht, mida ma tooks välja ohuna, ongi see, et kui sind armastatakse nii suurel tasemel ja ma olen sinna korduvalt sisse kukkunud, siis sa hakkad segi ajama seda, kes sa päriselt oled ja seda, keda nemad armastavad ja hakkad identifitseerima ennast sellena. Ehk siis ma olen väärt ainult siis, kui mu videod saavad palju vaatamisi, ma olen väärt ainult siis, kui kommentaarid on väga positiivsed, kui kõik minust räägivad. See on lihtsalt egoauk, see on lihtsalt ego mull, mis paisub paratamatult, kui sa oled avalikus tähelepanus. Ma olen korduvalt peksa saanud sellepärast iseendalt, et vaatad, video läheb halvemini, tohutu mäng hakkab sees pihta alaväärsuskompleks, muutub pahuraks, muutub sükkseks tujukaks lähisuhtes ka, see kannab üle sinna. Tegelikult tõsi on see, ma olen nii kaua seda tööd teinud, ma tean, et see on jätkusuutlikkuses, see on lihtsalt teed, mõnikord on rohkem, mõnikord vähem ja see käibki nagu Ameerika mäed, eks ole, see vaatajad ja likeid ja kommentaarid, aga see, kas ma ise inimesena sellega kaasa lähen ja emotsionaalselt käin kogu selle asja läbi, oh my god, ma kaotan oma töö, sest mu üks video sai vähem vaatamisi ja see võib tunduda, et see ei ole nii suur asi, aga minu sees kõik need hirmud avalduvad. Kõik need, et ma tulin Ameerikast ja ma ei tea, mis ma saab ja kõik see tuleb üles jälle kohe. Okei, nüüd ma kaotan selle töö, sest keegi ei vaata mind enam. See kõik tuleb välja, need on mul mingid traumahirmud sisse jäänud, et ma praegu seni maadlen sellega, mul on mehhanismid ja kõik, aga ma ikkagi pidevalt pean nagu oma peas tegema need harjutusi ja meelde tuletama, kes ma olen. See on persoon, see ei ole mina, need vaatajad ei ole mina, need numbrid ei ole mina, see statistika, see rahanumber, see ei ole mina. Hallad vaatajad, head vaatajad, see ei ole seotud sellega, kes mina olen ja ma pean nagu väga regulaarselt tegema, sest kui sa saad nii palju armastust ja tähelepanu, siis paratamatult, ma ei tea, mis vend sa olema pead, et sa ei ajaksegi, et see ego ei paisuks. See on lihtsalt loomulik reaktsioon sellele. Mul on seda ka korduvalt juhtunud ja ma ütlen ausalt, õnneks mul on nii palju peksa saanud elu käest, et ma ei ütleks, et ma mingi egoist enam olen, aga ma olen minevikus olnud ikkagi siuke, mul on nii palju vaatajaid, ma olen siuke vend olnud küll. Mulle jääb mulje, kuna sa samal ajal räägid, et sul on need hirmud, mis paratamatult, ma arvan, igal online'is tegutseval persoonil võivad tekkida. See üles-alla käimine, siis vaatajate sissetuleku, enese usu ja kõige osas. Ja ütled, et see oleks justkui midagi eripärast sinule, mida mulle tundub, et see ju ei ole, et see on ju täiesti loomulik inimreaktsioon ja see mind hämmastab, et kuidas sa neid probleeme ja hirme ja kõike teadvustades
mis paljudel ju juhtub, ongi läbipõlemine, midagi nii-öelda läheb täitsa võssa sellelt, ei suuda sellel teekonnal edasi enam kesta. Aga sa oled ikkagi, mulle tundub, et kas mul on õigus öelda, et sul on päris hea selline vaimse tervise tööriistakast, millega sa suudad ennast nagu käimas hoida ja kontrolli all hoida? No, ma olen 5. aastat antidepressantidel, maksimaalne kogus Zolofti. 2020. aastal, 1 aasta pärast seda, kui ma kaitseväest välja sain, põlesin ma täiesti läbi, täpselt see, mis ütlesid, et ma põlesingi täpselt nii nulli, et ma ei näinud värve, ei tundnud lõhna ja mind polnud olemas. Ainust ja psühhiaatri laek kohe ja see oli hull, see oli mitte nagu keskmine või nõrk, tugeva loomuline depressioon ja problemaatiline, kuna mul nii palju enesetappe olnud sõprusringkonnas, siis nagu see on nagu leviv asi ja sellele kalduvus ja kõik, et mul ei ole neid mõtteid olnud, aga ma olen nagu riskigrupis kohe. Ja ma olen praeguseni antidepressantidel ja mul nad mõjuvad väga hästi. Mõnedel ei mõju, mõned vihkavad neid ja räägivad hullusi lugusi, aga mul on see tööriistakast olemas, aga ma olen tugevalt traumatiseeritud inimene ja mul on traumaresponsid ja trauma mõtteharjumused ka väga tugevalt sees lapsepõlvest ja koolist ja nii edasi. Et mul on see tööriistakast jällegi aga ma pean tõesti iga päev kasutama, energiat panema sinna, et ma ei saa lõdvaks lasta kunagi ennast oma peas. See ei ole võimalik, et kui ma seda teen, see hind on nagu nii kõrge, et ei ole päeva, kus ma ei peaks need tööriistu kasutama endale, ennast maha istutama, hingama sisse välja, kõiki neid asju, kes ma olen, mida ma tahan, kus ma olen, mis see loeb, kas see loeb, kus lõpeb Artur Rehi, kus hakkab YouTube'i pärast, ma pean selle nagu iga päev teadvustama, läbi mõtlema distsiplineeritult, sest vastasel juhul ma olen käinud seal ja see on nagu üks tume auk. Et jah, tööriistad on, aga vaimselt käib võitlus kogu aeg. Kuidas sa nendest kogemustest õppinuna oled nüüd oma sellist nädala või päevaplaani organiseerinud või disaininud, et jällegi, et saaksid võimalikult palju rõõmu selles, mida positiivset YouTuber olemine pakub ja pidevalt avaliku tähelepanu ees ja minimeerida siis neid riskantsemaid ja libedamaid kohti. See läheb selleni välja, väiksed spetsiifilised näited, et YouTube'is on äpp Analytics, mis on täielikus saatanast. See äpp annab sulle täpselt teada, kui halb või hea, nagu kui hästi see performib ja isegi ütleb sulle, et you could do better. Thanks Google, thanks Satan. Et ma ei vaata, ma panen video üles ja ma tean, et kui ma olen väsinud või magamata või need kõik võimendavad stressi, need muremõtteid ja hirmumõtteid ja nii edasi paranoiat ja ma juba tean, et okei, täna on selline päev, ma juba tunnen ennast kogemused selja taga, et ma panen selle video üles ja ma ei vaata enam üldse. Ma teen üle päeva video ja siis ma ei vaata nüüd sinna äppi kuni üle homseni. Et mis seal on, siis ma nagu minimeerin selle Ameerika mäed, et kas saab vähe või palju vaatamisi. Siis ma ühe korra vaatan, aga ma juba teen järgmist ja siis on juba nagu tulevikku vaatav see, et ma juba panen järgmist üles. Et ma pean nagu selleni välja nagu mikromanageerima seda stressiresponsi endal. Sest kui ma ei tee seda, siis minu automaatne stressireaktsioon on ikka nagu päris tume. Tulevik on tume, kõik on perses, kõik. Nüüd sa kaotad töö ja mitte keegi ei armasta sind. See on see, kuhu mu mõistus läheb, kui ma nagu ei kasuta neid tööriistu. Aga ma kasutan neid, jah. See on minu arust nii värskendav, sest et kui ma olen ise ette kujutanud just selle YouTuberi elu, siis ma olengi nii-öelda kaasa tundnud või tajunud, et see võib ju päris karm teinekord olla ja näed ägedaid YouTubereid, kellel millegipärast nüüd vaatamisi on järjest vähem ja siis nad postitavadki selliseid nii-öelda appikarjed, et nad ei tea, neil ei ole enam sissetulekut, kõik võib nagu pekki minna. Et kui YouTuber ei ole just nagu Mr. Beast, et minu meelest väga tänuväärne, et sa avad seda poolt. Mis mul üle jääb, ma olen sunnitud olnud sellele kõigile otsa vaatama, muidu ma ei oleks saanud sellest depressiooni perioodist 2020, kui mul käiski pauguga see asi. Peaaegu sekundi pealt, lihtsalt klõks ja kõik. Et sellest sai välja saada nii lõputud psühholoogid, lõputud psühhiaatrid, tablett ja paljud inimesed, kes kuulevad seda tabletti ja siis ongi, vend võtab ravimeid selle asemel, et oma päris probleemidele otsa vaadata. Juba ennetan neid kommentaare, et olen käinud 10 ja 100 tunde psühhiaatri ja psühholoogide juures, päritoluperega tegelen ema, isaga ükshaaval, õed, vennad, kõik lahti võtnud, lapsepõlve traumad läbi vaadanud, rääkinud inimestega, oma päritolupere kõikidest teemadest, millest veel ei tohiks rääkida, kõik see trauma endas üles leida, aga mingid,
vaimne keha on ka justkui harjumuslik. Mingid harjumuslikke reaktsioone, nagu on instinkt inimesel kaitsta ennast või silmi sulgeda, kui midagi tuleb. Sa ei saa kunagi seda ära, et kui midagi su silma lendab, sa ei tee niimoodi. Mul on sama selle traumareaktsiooniga, see läheb sinna, ma ei saa midagi teha. Aastaid seda psühholoogia, psühhiaatrit ja kõike. Ja mul on nüüd hunnik tööriistu, et ma saan elada ja õnnelik olla. Aga see, et mul ei tekiks sellistel hetkedel neid automaatseid hirmu ja stressi mõtted, ma ei usu, et ma seda saan ära võtta. Mida ma saan teha, on need tööriistid jällegi välja võtta. Võtan selle aja endale, teen omale vastu, nagu sa mainisid, päevakava, mul on kindel rutiin, mis mul turvatunnet tekitab. Ma tean, mis rutiinis ja töö stressis ma kõige paremini hakkama saan, see pole 0 stress, see pole 100 stress, see on täpselt siuke nagu, et väline surve on, aga mitte liiga suur. Ma olen seda kõike õppinud tundma enda juures. Ja eesmärk ei ole kindlasti, et nüüd teha endast super inimene, et mul kunagi ei tekiks mingit traumaresponsi, või pigem manageerida seda stressi lihtsalt. Ma tunnen väga palju stressi, aga pean seda manageerima kogu aeg. Mis sind tänasel päeval juba rohkem kui 700 000 tellijaga YouTube kanali tulevikku vaadates elevusse ajab, millest sa unistad sellega? Ma olen hästi palju unistanud, kui mul oli 30 000 tellijat, siis et saaks 100 täis, siis saaks 500 000 täis ja nii edasi. Ja see kõik on juhtunud juba nagu mitu korda, et mul on olnud see unistus ja tundub, et ei lähe ja siis läheb ja seda tunnet nii palju saanud, et ma arvan, et 1 miljon on sama tunne, mis 100 000, et mitte et seda vähendada, vaid lihtsalt ma olen seda tunnet kogenud, et ma saan, mis ma tahan ja ma ütleks, et ma olen väga rahul sellega, kus ma olen. Mu tellijad on suhteliselt staatilised praegu otseselt väga hullult, see tellijate number juurde ei tule. Et ei ole otsest eesmärki, nagu et 1 miljon või nii oleks nagu loogiline eesmärk, eks ole 1 miljon ja mis iganes golden play button, mida kõik taga ajavad. Aga ma ütlen ausalt, mul oleks okei ka, kui ma kunagi seda ei saa. Et mulle väga meeldib, mis ma teen. Kui nüüd ütleme, me oleme rääkinud sinu erinevatest huvidest, millele sa oled ennast aja jooksul pühendanud, unistus näitlejaks saada, pillimehe roll, YouTuber. Kas sa näiteks näitleja tööga kavatsed tulevikus veel tegemist teha, tahaksid selle kuidagi ellu äratada, sellest midagi tekitada, olles nüüd siis üle maailma tuntud isikubrändi ehitanud? Nagu muusikuelugi, näitlejaelu samamoodi, ma olen olnud näitleja, olen olnud muusik, mõlemad nagu väga aktiivselt mingid aastad oma elus. Minu isikutüübile see nagu nii hästi ei sobinud. Päris raske elu tegelikult ja näitajana, kui sa ei ole mingi A-klassi staar, siis tegelikult sa oled tegelikult toiduahela põhjas. Et praegu, kus ma olen sõjavlogi ja mul on oma stuudio, oma töörütm, ma saan oma elus teha valikuid, mis mulle meeldivad, siis näitlejana või muusikuna enamasti sa oled ikkagi toiduahela põhjas. Maksja alati teeb reeglid, ütleb kellaajad, ütleb, kui kaua sa mängid, kas sa mängid lisaseti ja nii edasi, see on kõik nii kurnav. Minu jaoks jällegi ma sain sinna Hollywoodi, ma sain selle unistuse ka nagu tagantjärele, ma sain selle tunde kätte. Sain oma õppelaenud ära maksta, et vastus oleks, et ei, ma ei taha näitleja olla. Aga kui keegi tuleb ja ütleb mulle praegu, et meil on uus seriaal, tuleb peaossa ja ajad klapivad, tavai, teeme ära, aga see ei ole hullult unistus mu jaoks praegu enam. Üks oluline tegevusvaldkond, mida mina olen sinu puhul ikka jälle meedias märganud just Vene-Ukraina täiemahulise sõja algusest saadik, on need abimissioonid, mida sa oled käinud tegemas, mille kohta sa oled nüüd ka raamatu kirjutanud 8 missiooni Ukrainas. Ma piilun hetkel laua peale, sest sa oled selle kaasa võtnud ja loodan, et ma eestikeelset tõlget nüüd ussi ei keeranud. 8 missiooni Ukrainas. Kuidas need missioonid nagu alguse said, sul pidi olema mingisugused kontaktid, sa pidid leidma viisi, kuidas kõiki neid ressursse ja asju, mida neil vaja on, hakata hankima. Ma tean, et väga vingelt sinu lojaalne jälgijaskond tuligi kokku, pani seljad vastakuti ja tegi tegelikult väga, väga reaalse ja väga olulise muudatuse või siis pani nagu, oli suuteline reaalselt toetama sealset olukorda, et räägi natuke sellest. Ja, esimene missioon oli just see kõige hirmsam ja mulle helistas 23. aasta veebruaris, oli ka aasta aega, oli täiemahuline sõda käinud. Kell 9 õhtul saan võõralt numbrilt kõne, võtan võõralt numbrit vastu, siis ka reklaamipakkumised ja sponsordiilid ja kõik tuleb niimoodi. Ja teisel pool oli siis väga aktiivne
Ragnar Sass, Eesti siis startup investor ja nüüd ma ütleks ka Defense Tech startup investor ja väga aktiivne Ukraina aitaja, 69. brigaadi looja. Ütles, et nüüd sa tuled minuga Ukrainasse. Et ukrainlased teavad sind ja tahavad sinuga teha fundraiserit. Ja mul nagu wow, kes sa oled ja miks me nii sarnased oleme. Et nagu ta tuli ikka nagu rämedalt maniakaalselt peale ja täpselt niimoodi, et nüüd on nii ja me teeme ja see on plaan ja noh, ma olin nii impressed lihtsalt, wow, ta on tšuksed inimesi, wow, ja ta tundus olevat ülifokusseeritud, motiveeritud, tegevuskava paigas. Keegi tuleb sinu juurde, tavalised inimesed tulevad ideedega ja siis sa pead ise hakkama mõtlema samm-sammut, mida, kuidas. Vend tuleb minu juurde, kõik on valmis, kõik on tehtud ja et tavai, nüüd me lahkume sellel kuupäeval, läheme sinna, kohtume nende üksustega, võta lihtsalt kaamera kaasa, filmi mõned klipid, koha peal räägime rongis asja läbi ja ma ütlesin, okei, ma mõtlen 2 nädalat, ma ei ütle kunagi siukseid asju. Ma olen ei või jaa vend. Ma ütlesin talle, et ma mõtlen 2 nädalat. Rääkisin oma naisega läbi kõik ja hullult kartsin ja mõtlesin, okei, ma ei taha minna. See on nagu hirmus mu jaoks, ma ütlen ära talle. Ja siis ma helistasin talle ja ütlesin ära talle ja see Ragnar Sass, ta oskab seda asja. Ja ta rääkis mu ümber lihtsalt. Lihtsalt põhimõtteliselt, ei, sa ikkagi tuled. Lihtsalt ta seletus seal. Sa arvasid, et sa ei tule. Tead, mis sa tuled? Jaa, ma olen väga nakkav siukestele tegutsejatele, entusiastidele, inimestele, kes reaalselt teevad asju. Kui ma näen siukest inimest, isegi kui see idee ei ole nagu minu hinge idee, aga ma näen, kuidas see tuli ja tal on nagu tuli sees ja ta on nagu väga fokusseeritud, motiveeritud, ma näen, ta lõhub kõik piirid ära. Mulle nii meeldib, see võib-olla meenutab ennast mulle. Juba selle pärast, selle inimese pärast, põhimõtteliselt ma ütleks Ragnari pärast. Praegu ma väga aktiivselt ei suhtle enam, aga tema isiksuse pärast võib-olla ma tegin selle esimese mineku. Ja sellesse 8 erinevat missiooni ja ka mesinädalad, me läksime naisega mesinädalat ja sinna lõpuks Ukrainasse, et nii väga meeldis. Aga jah, läksime sinna, rääkisime sõduritega, iga kord, kui me seal käisime, raketid lendasid, droonid, plahvatused, surmahirm, värisevad kätega, jõud seal paaris õllet ja klaas lendab sisse kuskilt ja oissan, need lugusid oli nagu palju seal. Ja jällegi, see on nagu periood mu elus, mis mind jällegi on kõige enam muutnud, surmahirmu rahu ajal NATO-s ja Euroopa Liidus väga tihti ei tunne inimene. Mitte, et peaks, see on hea elu, kui sa ei tunne, aga jällegi nagu kaitseväe raskustega on sellisest asjast läbi minek. Keegi ei teeks seda vabatahtlikult, aga nagu sunniviisiliselt justkui. See annab nii palju perspektiivi. Meil on näiteks praegu Eestis väga moes valitsust kiruda, Eesti riiki kiruda, hinnad tõusevad. Ja ma olen seda surma seal Ukrainas näinud, et plahvatusi ma olen kartnud, et ma nüüd suren. Ja tulles tagasi Eestisse, kus rongid tulevad õigel ajal, su auto ei lenda õhku, sest ta sõitis tankidele miinile ja nii edasi. Meil on väga hea riik, meil on väga hea valitsus, olenemata poliitilisest seisundist, meil on nagu sisepoliitilised tülid, see on väga hea, see on kõik rahuaja ja demokraatia tunnus. Meil on nagu, mina ütleks, meil on kõige parem riik maailmas, ma ei tahaks kuskil mujal elada ja selle tunde ma just sain Ukrainas ja tugevalt on seal see surmahirm, et selle perspektiivina tulla siia Eestisse, wow, fantastiline. Kuidas te nende rahumissioonidega seal nii actioni keskele sattusite, kas te olitegi siis rinde lähedal, kas te viisitegi reaalselt relvastust või ma ei ole sellesse sisse süübinud, aga ma arvasin, et pigem nagu sellist illaseid sokke, elektrigeneraatoreid, selliseid asju, mis ju ei tohiks olla niivõrd tulekoldes, et seal võib kohe midagi juhtuda, et sul reaalselt surmahirm tekkis. See kõik on raamatus kirjas ja raamatut saab osta igast raamatupoest üle Eesti. Aga me alustasime autodega. Autosi on selles mõttes lihtne viia, et sa sõidate üle, ta on juba, Ragnar värv võib alati laseb värvida oma autod nagu rohelisse kamasse, see on suht selge, nad lähevad ära meele, lastakse ka piirilt üle, oli ka tolliga probleem, aga mis saime hakkama. Ja siis, nagu ikka, mina ja Ragnar mõlemad pane 2 sükest piiride hävitajad kokku, issand, lõpuks kirjutati mulle Aasovist ja Alfa grupist igalt poolt, kuuldi ära, et Artur Rei teeb sükest asja Eestis, ta on teinud juba 300-400 000 väärt fundraiserit, tollal see oli suur summa, praegu võib-olla mitte nii väga enam. Kirjutage talle, kirjutatakse, meil on Night Visionid vaja. Night Vision on 2-otstarbeline kaup, Euroopa Liidus sõjatsooni viia võimatu. Kui sa ei saa välisministri allkirja ja kõikide allkirju, kes välisministeeriumis on. Mul on Ragnariga, et teeme ära. Ragnar oli, käi perse, mitte mingil juhul. Mina pean paberimajandusega tegelema, viima ainult autosi. Ja siis oli minu kord seda teha, me teeme. Ja Ragnar oli, okei, teeme.
ja me hakkasime tegema, leidsime Eestis firma öövaatlusseadmed, Falcon Cloud võtsime need, tegin kampaania, tegime killer video, annetuste eesmärk oli 30 000, me saime 120 000. Minu vaatajatele väga meeldis see ja me saime vist 30-40, mul on see number meeles, seal vahemikus öövaatlusseadmed, Ameerika standardite järgi need kallid, mitte need demo 500 eurosed, vaid 3000 ikkagi, 3000 eurosed ja niimoodi. Need seadmed siis ostsime ära ja siis hakkas Välisministeeriumisse pool aastat kestev kõikide inimeste allkirjade kätte saamine. Lõpuks me saime selle bürokraatia tehtud, 1000 templit tollis, saime üle lõpuks jube piinarikas. Ja siis tuleb minu juurde Alfa Grupi juht, SBU Alfa, kes on Ukraina siis parim eriüksus ja nemad vabastasid Ussisaare ja kõik need legendaarsed bodycam videod, kus vendasi hukatakse lihtsalt nagu Counter-Strike. See on Alfa Grupp kõik. Kirjutavad, et meil on droone vaja, et sa teed asju, meil on droone vaja, meil on parim kill ratio droonidega, siin on numbrid, siin on videod, mul nagu wow. Ütles Rannarile, teeme ära, Rannar on nagu, käi perse, me ei vii surmavat abi. Ja siis mul nagu, teeme ikka. Ja Rannar oli nagu, jaa, teeme, okei, teeme. Ja siis me hakkasime viima droone. Ja ma tegin järgmine, see oli vist 3. kampaania ja 4. edasi ma olen viinud ainult droone ja nüüdseks juba mitusada. Alfa Grupile juba mitusada drooni ainult, et kuna leidsime sükse loophole'i nii-öelda, et rahastus liigub jah läbi Rotary klubi, kõik on hea, kõik on legaalne Euroopa Liit, aga me ostame droone Ukrainast, Ukraina firmalt, siis me viime surmavat abi Ukrainast Ukrainasse. Palju lihtsam. Ja see paberimajandus oli päris hull, Rannar võttis oma juristide armee appi, saime asjad tehtud ja sellest punktist edasi läks jutt liikvele ja Budanovini välja, sest järgmisel hetkel tuli Hur nii-öelda Ukraina sõjaväeluure, kes siis seal kindral võttis ühendust, kirjutas mingit nimesi, ma ei avalda, et meil on droonid, mida me arendame välja. Meil on droonid, mis AI juhtimisel Vene kiirgajatele ehk siis elektroonilise sõjapidamise masinad, mis kiirgavad välja, mingid radarid, kõik, mis on aktiivsed nii-öelda kiirgurmasinad, mis AI juhtimisega automaatselt hävitavad neid, et siis saaks saata FPV peale. Mul nagu okei, mis te minult tahate? Ja järgmine missioon läksime kohale, meid viidi droonivabrikutesse, täpselt nagu James Bondi film, sõrme jäljaga uksed lahti kuskil maa jäetud linna osast, et ülivinge. Vennad keevitavad droone kokku, ruumid täis 3D printereid, me mõlemad Ragnariga silmad peas põlevad, teeme ära maksku, mis maksab, vahet pole, kui raske see saab olema. Ja siis panime selle kampaania püsti ja mida kurv ajas oli raha ja arendusmeeskond. Neil ei olnud raha, et palgata omale programmeerijad, koodereid, kõike, keda drooni arendamiseks vaja on, sest nende inimeste kuupalgad on 5, 6, 10 000 isegi Ukrainas ka, eurodest räägime. Aga minul oli vaatajad Ameerikas, kes endiselt Lockheed Martini töötajad, Boeingu töötajad, mõned kindralid isegi. Ütlesin videos, on tükke olukord, nimesi asju ei maini, aga mul on vaja sükest spetsiifikat. Ma sain 100, kui mitte võib-olla üle 1000 kirja. Ma tahan oma aega anda, ma olen retired, ma olen 60, ma olen 40 aastat töötanud, et Lockheed Martinis või seal ja seal on. Ma ei saa mingid riigisaladusi avaldada, aga mul on need võimekused, ma paneks hea meelega iga õhtu 2 tundi ukrainlaste jaoks kaugtööd. Viisime asjad kokku ja nii sündis Arthur's Army, vabatahtlik üksus Ameerikas ja Kanadas, kes siis koostöös Huri juhtkonnaga arendasid välja 2 täiesti uut drooni, mille nimeks on Nõel ja Baba Yaga ja need droonid läksid seeria tootmisse. Ja see oli ikka nagu täielik rollercoaster ja nagu James Bondi film minu jaoks. Asi läks lõpuks seal Ameerikas nii suureks, et Arthur's Army liikmeid oli igas osariigis ja süke Exceli tabel on 1000 nimed lihtsalt, kes nad on PhD, this and that, ülikoolide rektorid, kindralid, me pidime kohale sõitma. Tegin Põhja-Ameerika tuuri, et nendega kohtuda. Tegime vist mingi 15 linna mingi 2 nädalaga. See oli hullu maja täielik, aga lõpuks siis tulemus oli jah see, et Ukraina Hur sai omal uued droonid, mille arendasid välja minu vaatajad Ameerikas, kokku hakati panema Kanadas, saadati jupid eraldi Ukrainasse, pandi kokku, saadati hävitati Vene radareid, kõik on mul videod sellest ja see on nagu mõnus rahulolu, kui sa näed, et see on see, mida me suutsime koos teha. Ja see radar, see tank, see suurtükk ei tule mitte kunagi üle Eesti piiri. Et see oli hea tunne. Vau. Sellist reklaami ma küll ei osanud oodata, mis
reaalselt mu silmad nii särama ajab ja käed sügelema ajab, et kust lähemalt lugeda saaks. Väga, väga jõhker ja vaata, mis üks Eesti poiss on võimeline ära tegema. Sina kui tegelikult üks väheseid selliseid Eesti isikubrände, kes mitte otseselt sellise meelelahutuse või kaunite kunstidega tegeleb, vaid ikkagi koledate kunstidega tegeleb. Et oled endale välja võidelnud sellise platvormi ja sellise jälgijaskonna ja kõik nagu toimib, kõik ongi nagu reaalne YouTubing. Et sul on kindlasti öelda midagi selle kohta, kuidas eestlased ja Eesti ise võiks ennast väljapoole kommunikeerida niimoodi, et see mõjuks paremini, et see lendaks kaugemale ja et see leiaks kõlapinda, sest et ilmselgelt sa oled midagi selles osas õigesti teinud. Ma arvan, et jällegi, ma ei tahaks provotseerida kuulajaid, see ei ole enam osa mu iseloomust, aga ma ütleks, et suur osa eestlastel ei ole perspektiivi, et kui halb meie riigis kõik on ja nii edasi, seda räägitakse palju, seda kirutakse, kõike mida tehakse, aga sõitke Ukrainasse või kui te taha sõtta minna, ma ei tea, sõitke kuradi Afrikasse kuhugi, kus on väga raske, minge vaadake, kuidas inimesed elavad, minge vaadake, mis õigused neil ei ole, mida meil on. Eesti on inimõiguste rankingus esi3 olnud viimased 10 aastat juba ajakirjandusvabaduse ja kõikide nende demokraatlike õiguste poolest meil on nagu paganama hea riik, kes on ehitatud üles riigisade poolt, ka poliitikute poolt, keda meile praegu väga meeldib siunata. Ma ei ühtegi parteid või poliitikat siin nagu ei edastaks. Ma lihtsalt ütleks, et siin on väga hea ja et kuidas Eestit paremini müüa, see algab ikkagi sellest, et sa pead uhke olema oma riigi üle. Sa pead tõesti armastama seda, mida on ja seda sa ei saa teha, kui sa ei ole kogenud seda, kui halb on mujal. Ja no minu jaoks spetsiifiliselt oleme seda väga palju kogenud, paljud eestlased võib-olla kolivadki Hispaaniasse, sest neile päriselt meeldib seal rohkem. Minu jaoks on see natuke oma riigi, rahva ja perekonna iseenda eest põgenemine. Et jällegi ei taha kedagi solvata, aga nii ma seda asja näen. Et pigem eesmärk on ikkagi oma kaasmaalasi motiveerida käima kohtades, kus on palju halvem. Et see annab parima perspektiivi. Tahaksin, et sa nüüd promoksid natuke ennast ka, kus inimesed saaksid sind leida, mis sul hetkel käsil on ja kuidas need, kelle südamed sa oled täna võitnud või siis seda võitmist lihtsalt jätkanud, sest kindlasti paljude südamed on juba varem võidetud. Et kust sind jälgida, mida sinult nad võivad oodata? Väga lihtne leida kas YouTube'ist või Instagramist, Artur Rehi, isikubränd, sama nimi. Mingi ostke raamat, lugege, väga huvitavad humoorikad lood, ei ole väga sõjad spetsiifiline, vaid pigem see kirjutatud niimoodi, et kõik saaksid lugeda ja läbiv teema ikkagi huumor ja eneseanalüüs nii-öelda. Aga jaa, tore oleks näha rohkem eestlasi minu kanalil, et praegu minu kanalil on 2% vaatajatest eestlased ja ülejäänud ameeriklased ja eurooplased, et oleks lahe, mulle endale väga meeldiks, kui see number oleks suurem, et rohkem eestlasi jälgiks, see lihtsalt mulle endale pakuks head tunnet, et ka kodumaal hinnatakse, mida ma teen, sest mujal ma tean, et seda hinnatakse, et see pakuks mulle rõõmu küll. Head kuulajad, minge jälgige Artur Rehi, suur tänu siia saatesse tulemast ja jällegi väga põnevaid teemasid avamast sügavamal tasandil, kui vähemalt mina sellistest asjadest huvitatuna tunnen, et tavaliselt on võimalik tarbida. Aitäh, et kutsusid ja suur aitäh saate väga professionaalse juhtimise eest.